selles restruktureerimiskavas ettevõte siis näeb, et kasumlik on võimalik ettevõtte viia 2015. aastaks. Väga paljude asjaolude või tegurite koosmõju, see plaan sisaldab ka pessimistikumaid stsenaariumid ja ka optimistlikumaid stsenaariumid, et see on selline baasstsenaarium. Lisaks siis ettevõte vajab kapitaliseerimist, täiendavat kapitali siis omaniku poolselt, ehk siis antud juhul valitsuse poolt 40,6 miljonit eurot. See ei tähenda, et see täiendav kapitalivajadus 40 miljonit eurot ei tähenda täiendavat raha, vaid paljuski see raha kulub tegelikult selle valitsuse poolt antud krediidi tagasimaksmiseks koos intressidega. Need ei ole täiendavad vahendid. Kõige tähtsam on ikkagi see, et ettevõte peab olema finantsiliselt jätkusuutlik. Ja see sõltub väga palju ettevõttest. Hea on märkida siin selles osas, et kindlasti ettevõte on alates eelmise aasta novembrist teinud läbi palju otsuseid ja palju muudatusi ja selles osas muudatused peavad jätkuma. Tegemist peab olema ettevõttega, mis on ühtepidi väga konkurentsivõimeline oma kulubaasi poole pealt, väga õhuke, väga paindlik, vastasel juhul on üsna keeruline sellisel ettevõttel tänasel Euroopa lennundusturul ellu jääda. See on tegelikult kõige tähtsam.